Hei! Mult on uuritud, et kas ma vlogida ei tahaks enda tegemisi ja nagu aus olla, mul on never üks asja ajaks aega. Aga kuna meil praegu on tulemas paar põnevat projekti, siis äkki ma teen mõned vlogid nendest asjadest. Esmalt me lähme sisustusmessile ja hetkel me siis valmistumegi selleks. Kas ühe käega saab kohvi teha? Võin öelda, et saab. Ja ühesõnaga üritan teid siis kaasa võtta endaga terve päeva. Ma ei tea, kas see välja ka tuleb, sest et hetkel me siin ka tikime ja mängime beebiga ja teeme kohvi ja ma sain aru, et see on päris keeruline filmida ja toimetada korraga. Kuidas seda muidu tehakse, kas nagu inimestel on palgatud need kaameramehed, aga no anyways. Sisustusmess. Aprillis toimub see igal aastal. Eelmine aasta me käisime esimest korda. Võib-olla peaks ettevõttest ka üldse rääkima. Ma siis teen oma vlogis siit Muuni laost. Ühesõnaga. Sisustusmess 2025 on see, kus me lähme. Ja ma tulin Muuni lattu asju pakkima. Ja ladu väga suur ei ole. Tegelikult üks tuba on veel. Muuni ladu on meil üpriski nagu leidlikult minu meelest, meie meelest lahendatud. Me oleme seda mega palju teinud ümber ja nagu arendanud edasi ja parendanud. Ühesõnaga me tegime siuksed süsteemid, siit saab kiiresti kauba kätte. No, tundub, et keegi teine tahab hoopis rääkida täna. Aga kaupa me teeme päris palju ja nii me otsustasime, et me ei võta põhimõtteliselt üldse kaupa kaasa. Kõlab nii halvasti, aga kuna voodipesul lihtsalt on, esiteks meil on 25 erinevat värvi, siis voodipesul on padjapüüreil on 3 erinevat suurust, tekikottidel on, ma ei tea, 4 erinevat suurust ja linadel 8 erinevat suurust, mis tähendab seda, et lihtsalt neid variatsioone on nii palju, et kui inimesed nagu, täiesti kindel on ühesõnaga see, et lõpuks inimene, kes tahab osta midagi, seda mul kaasas pole. Eelmine aasta meil põhimõtteliselt ikkagi juhtus see kogu aeg. Ja siis mõtlesime, et me voodipesu võtame kaasa näidised ja siis inimesed saavad omale välja valida, teeme tellimuse ära ja siis saadame lihtsalt siit laos selle välja. Aga kimonoid ja asju me võtame kaasa ja neid ma tulingi pakkima. Muunipleedidel on siis küljes sellised näost etiketid, kes ei tea, ja neid me peame siis ükshaaval külge panema oma pleedidele. Ja ühesõnaga me oleme teinud päris palju, kui on olnud ettevõtteid. Näiteks LHV tellis tervele oma kontorile, kus on mingid 1000 töötajaid, nogi 1000 üle 1000 vist veits. 1000 pleedi. Ja no nende klõbistamine oli siuke hea ajaviide talvistel pimendatel õhtutel, aga jälle mitte midagi nagu üle mõistuse käivat ja näed, siia niimoodi külge läheb. Ma pean need lihtsalt tegema valmis selleks messiks, sest et pleedid tulevad kaasa. Nagu pühmad. Ma ei tea, kas ma üldse kaadris olen, aga anyways, ma olen mega ebaproduktiivne, kui ma samal ajal räägin ja filmin. Ma saan aru. Et väga edukas mul see projekt ei ole, aga ma tunnen, et ma arenen. Et ma loodan, et super igav ei ole ka. Ja ma ütlesin, et ma ei taha väga palju kaupa kaasa võtta. Well. Ma ei teadnud, et meil pleede nii palju on. Või noh, e-poes ei tundu, et neid oleks nii palju. Aga noh, nagu öeldakse, pleede pole kunagi liiga palju. Meil on pakendaja. Siis veits pole raimagi, kus on asjad. Ja kuidas need asjad siin tegelikult käivad, kuidas me need klientidele saadame, sest et selle teemaga tegeleb näiteks rohkem Merten. Meil on ära jaotatud mingi tööjaotus. See on nii suur. Aga praegu ta vallab beebit, nii et ma siis leiutan ja tutvun meie laoga. Jah, meil on veits niimoodi, et me mingi aegade jooksul vahetame kogu aeg, mida keegi teeb. Vahepeal haldasin mina ladu rohkem. Vahepeal nüüd haldab praegu tema. Et mingid asjad on meil kogu aeg paigas, aga mingid asjad muutuvad nii-öelda ajas vastavalt vajadusele.
Alustame uuesti. Kuna messile on vaja ikkagi messirõivaid, siis me siin tekkisime ja tekkimine on muidu lihtne masinaga, aga selle puhastamine, see on mingi nõme töö. Ja see võtabki alati liiga rohkem aega. Tegelikult mulle sellepärast ei meeldi üldse tekkida. Sest et muidu teeb ju masin töö ära, see on lihtne. Aga see seadistamine ja see puhastamine on alati mingi megatüütu. Ja ma tahaks veel siia kimono peale ka tekkida, selja peale, sest et kui ma ise käin selle kõhukotiga, siis mul ei ole väga kasu, et siin dissi peal on mingi logo või jutt. Ühesõnaga, on sellega päris kiire. Ma sain igatahes tikitud need asjad. Ja nüüd tuleb need ära arutada. See näeb välja minu meelest nagu see kiiruse mõõtja. Aga kiirust me siin ei mõõda, vaid hoopis teeme veits sirgemaks need. Niikuinii lähevad kortsu, sest et ma ei tea, kas minu elus midagi üldse sirgena püsib, aga noh, vähemalt alguses on siis parem esinduslikum, professionaalsem. Okei, see on ühe käega võimatu. Mõtlesime, et me ei hakka rentima mingit Bolti, vaid et üritame enda autosse kõik ära mahutada. Ja nagu näha, on siin kõik juba päris täis. Ääreni täis. Nii et meie Ensoga siia vist nagu ei mahu. Saame minna hoopis ühistranspordiga. Ja stuudio on päris tühi. No muidugi tuleb ka kaup just nüüd. Ja alati need rekajuhid küsivad, et no nii, tere, kus teil see estakaad siin on, ma kohe jõuan teile sinna maja ette. Siis me mingi, meil pole estakaadi. Nii et siin nad alati saavad lõbutseda, nagu Ruusin lõbutseb. Kodust välja saamine on alati mingi kõige hullem protsess, nagu trenniga. Et alustamine raske. Aga ühesõnaga ma sain liikuma, veits pajan selle ühistranspordiga minemist, sellepärast. Äkki ma ei mahu sinna oma käruga, äkki see on nii täis see buss, aga ma loodan, et ei ole. Ja ei tea, kui meist enam kohale joob, kas mina või Merten. Ta seal alles sõi lõunat. Nii et eks seis. No, Merten jõudis enne mind. Ilmselt ajastas seda lihtsalt niimoodi väga täpselt. Kes see paistab seal, Merten. Me võtsime enda boksi üles. Me jagame boksi Sleep Angeliga ja Sleep Angeli kaup tundub, et on juba siin. Me ei ole ainsad, kes nii hilja alustavad, siin kõrval on täitsa tühi boks veel. Aga väga paljud on juba täitsa valmis. Üritan ka nüüd asjalikuks hakata ja neid asju hakata siin panema kuskile. Ma loodan, et see beebikene magab meil hästi kaua. Kuigi mulle tundub, et ta juba piilub. Ma ei tea, ma ei oska midagi teha, ma olen nagu mingi lihtsalt seisand. Ja ma mõtlengi, et me peaks aga nagu lihutama selle ära. Okei, võtame selle hunniku eest. No võrreldes eelmise aastaga oleme minu meelest täiega lihtsustanud enda messivärki. Lihtsalt ei viitsi enam tassida asju kaasa, mida pole vaja. Või siis võib-olla see showroomi periood tekitas meil selle vilumuse. Siis me juba teame, kuidas asjad käivad. Ma sõitsin siia täna ja siis mõtlesin, et tegelikult päris tore, et me tulime. Miks? Ma ei tea, alguses mõtlesin, et nagu ei viitsi, aga tegelikult on ju tore. Jaa. Ja alguses ma mõtlesin, et meil on beebi takistuseks. Ma veel ei tea, kui suur takistust on, nii et ära veel riska. No ära veel riska. Ei, ma arvan, et on äkki just see tõmbenumber, et kui teed seda voodisporti, et siis tadaa, see on tulemus. Kui meil voodipesu müüki läheb, või tähendab, et see on nagu müügi argument, et osta mõni voodipesu, nagu viljakuskliinika ühesõnaga. Väga viljakas voodipesu. Jah, viljakas voodipesu. Et kellel on probleeme, siis tasub voodipesu välja vahetada. Jaa.
võib-olla peab ka selle voodi ostma, selles mõttes, et muunivoodi. muunivoodi võib-olla. Kas oleks mõistlik panna üksikult mingi siuke värv, mida tahetakse nagu katsuda? Nagu võrrelda, ma mõtlen. Kuidas sul praegu on, nagu ma ei saa üldse aru, mis ja siin on premium. Okay. Üks asi on seda aurutajal halb. Siia läheb nii vähe vett sisse nagu pluusi mõistes on okei. Aga nagu kui ma mingi järjest aurutan praegu, siis see kallata seda värki on nagu veitsna või? See ei ole jah, siuke suure asja aurutamiseks mõeldud ilmselt. Aga pole hullu. Oleks pidanud ikka oma uue fancy selle kaasa võtma. Aga tegelikult sul on 2 seda ja vaata, ühe täidad korraga mõlemad ära ja siis vahetad. Jaa, kas teine oli väiksem, et siin kodus oleme viitsid seda kasutada. Nagu relvapakk. Mul peaks siuke põld olema, siuke nagu see. Ma võtsin sellega kaasa, ma ütles, see on funny. Need olid selle omad. No, aga meil on premium, üks on, paneme siia selle. Jah, võime niimoodi teha küll. Jah, aga sa võid hakata neid silte panema. Ühesõnaga, ma jätan need niimoodi, me paneme siia need siidikarbid. Mis sa arvad? Paneme siia siidikarbid. Aga mul on veel siidipadi ka, ma ei tea, kus seda panen. Kui ma siia vahele panen, siis nagu ei saa aru. Ei, sa ei saa aru, pigem pane siia, see oli hea koht. Siia üles ei pane rohkem seda. Ja. No teisele poole võiks ka kindlasti midagi panna, et kui sealt poolt jalutab inimene, aga selle peaks siia panema, selle voodipesu ütlegi, ma arvan. See on ainuke meil silt voodipesuga. Teine on see voodipesu, mis võtab kaisu. Aga neid on 2 tükki. No siia tuleb suur, see Sleep Angel logo on siin. Et siis peab vaatama, et Mooni logo oleks ka väljas. Panen meelega teise poolisse. Siis on nagu hea, aga seda võiks ka panna kuhugile. Mulle tundub, et meil läheb suht kiiresti siin tegelikult. Kuule, aga tahad nalja teada või? Ma mõtlesin, ma tulen sinuga koju, aga meil ei ole beebiturvahilli kaasas, jah? Ma tean, jah. Ma autos vaatasin seda sama. Ja ma ikkagi tulen bussiga koju, siis jah. Voila! Disainisin enda meelest väga ilusa tausta. Või noh, õigemini see läks küll Sleep Angelile. Sest et meie ei käi nii palju bessidel, kui Sleep Angel käib, aga on alati hea meel, kui Sleep Angel meid kaasa võtab. Nii et nüüd peab ainult seda ka veits aurutama. Suurepärane. Suurepärane, minu arust on väga ilus. Kui sa tahad, sa võid aurutada, siis saad pikem. Seal on see aurutaja. Mis nuppu vajutan peab? Seda ülemist. See auru nupp, see sinine. Aga on ju täiega ilus? Või mis see? Võib vastu ka panna võtta? Mulle tundub, et see on mingi sünteetiline materjal ja et ta ei vist ei sula. Ei tohiks nii kumaks minna see aurutusvõrk. Tuleb ära see korts või? Tuleb ikka. Mis teed sa meetan? Imetan. Isa piima annan. Isa piima või? Oota, sa oled nii pikk, et sa mu koodist. Oota. Oi, appi. Nii, nüüd sa oled kaadris. Isa piima andmas. Tegelikult minu meelest on see täiega hea häkk. Et ma pumpan piima välja ja siis seda saab anda niimoodi. No raskel ajal peab külma piima ka jooma, ei ole midagi. Tundub, et sobib. Ei tundu, et tal oleks väga heeritud oleks. Ma saan selle pilgu, mis sa ütlesid. Jaa, sa saad tunda, mis see tähendab. Selline kõike tähendab. See on siuke, et sa oled mu kogu maailm pilk. Ei, või mis? Võiks uimas pilk. Nii, see on siuke tänutähe pilk või ma ei tea. See on kirjeldamatu pilk ühe sõnaga. Emad, kes on imetanud, teavad seda pilku.
nüüd siis ka mõned isad tegelikult, kes unetavad. No. On käed täis. Sul on üks imelik asi. Oota, see tunne on päris hea praegu. Ühesõnaga, meil see pakkimine läks päris edukalt. Ei, sättimine. Ühesõnaga, sättimine läks mega edukalt. Ensokas magas terve aja. Ikka magab. Või noh, tegelikult ta korraks oli üleval ka. Jõi seal issipiima. Aga ühesõnaga, me saime sätitud ja homme on veits vaja ka veel seda teha. Täiesti lõpp mul juhe nii koos. Aga igejas käisime korra, sest meil oli vaja pattu juurde. Aga ütleme nii, et on valmis homseks. Noss, mis sa homme teed? Mitte midagi. Super vastus. Ma tahaks ka mitte midagi teha. No nii, uus hommik, uus järjepidevus. Ma olen praegu isegi päris tubli olnud selles filmimises. Ma väga imestan. Aga tänane hommik. Ütleme nii, et ma olen tegelikult ajast juba maas. Aga pole hullu. Ma pean jõudma asja ära veel tekkida. Peaks kord ennast sättima ja... Aga ma öösel, no õnneks meie beebi magab. No ta magab väga hästi, aga see ongi probleem, et ta magab liiga palju. Mis tähendab, et ma ei saa imetada. Ja kui ma imetada ei saa, siis mul need rinnad lihtsalt plahvatavad. Mis tähendab, et ma öösiti pean üles ärkama ja pumpama. Ja see on ka omaette seiklus, sest et siis mul läheb uni ära. Ja näiteks täna öösel, ma ühesõnaga pumpasin öösel. Siis mul oli nii valus. Ja siis mul oli tundunud, ja siis mul oli üle mingi, no siis ma lõpuks jäin magama. Aga noh, all good. See beebi on nii rõõmus siin. On rõõmus või? Mis sa räägid? Kes tahab rääkida? No, mis sa räägid meile? Kas magasite hästi täna? Kas see raske küsimus? Kas sa nägid unes ka midagi? Ja saigi valmis meil see messike. Meist on väga viisakas müügimees välja. Kas julgeksid temaga juttu teha? Nii et ootame teid siis täna siis ostusmessil. Või noh, okei, see pole live. Homme ei ole homme ka. Ei no, tegelikult ma selle pean vlogi ju. Ei jõuagi sinna. Ühesõnaga, tiim Unekurbaane ootab inimesi nüüd siis oma und sisustama. Jah, ma ei oskagi midagi tarka praegu rääkida, ma olen nii väsinud ja ma pole süüa ka jõudnud. Jah, see mees on vähemalt rõbus. Laupäeva õhtu peale messi sõbrad Borealisest muutsid ema Robocopiks. Ema on nüüd robot. Puhkab oma uue massaažiseadmega. Puhkus looduses. Ja kuidas sa ütled selle kohta? Ma ei tea, seda on see spa, mingi oaasimuusika, ma ei tea. On siuke sen. Mis asi see on?
ma olen Jaapanis praegu, ärge segage. võin ka pärast proovida. Kui sa oled väsinud, siis küll. Oota, kas sa näed ka Jaapanit või? Tere hommikust. Kell on alles küll 6:15 ja ma täna oleks võinud vabalt palju hiljem ärgata. Aga kuna väike härra tahtis tanklapausi, siis ma ei suutnud enam magada. Ma vaatasin aknast välja ja siuke minna päikeseline ilm vaatas vastu. Ja mõtlesin, et ma tahaks veel enne, kui kogu maailm ärkab, tulla õue korra kerutama, sest et sisimas olema vist väga suur introvert. Mulle väga meeldib küll suhelda inimestega, aga ütleme niimoodi, et see väsitab väga. Ühesõnaga need tühjad tänavad hommikuti, need on mu lemmikud. Siis tulekski koera kärutada sulle vastu ja koorima, kui vana või mis soost su koer on. See on tegelikult tore kogukond, aga ma hommikuti pigem tahaks enda ette jalutada. Aga ühesõnaga täna meil on viimane messipäev. Ajakujundaja nõustaja see valmis toksist 58. Taasi siis siit messilt. Vanaema tuli ka külla meile siia tööd tegema. Lihtsalt ilus olema. Teine vanaema käis siin vahepeal Ensoga jalutamas mitu tundi. Sai tunda, mis tähendab, et sul polegi beebit. See oli päris tore. Õnneks inimesi liiga palju ei ole täna. Tšau! No ma sellest messist ei olegi jõudnud varem mingit head kokkuvõtet teha. See messi. Aga ma olen oma vlogiga lõpusirkel ja mul on muidu see kuidagi imelikult poolikuks, nii et ma teen siis siin 6 aega hiljem ühe klippi. Kus ma võtan selle kokku. Ma ütleks, et meil pigem läks hästi. Meil läheb alati hästi. Ma ei tea, vahet ei ole, kas tegelikult läheb halvasti, aga me oleme nii positiivsed inimesed, et meil on läinud ettevõtluses ka esimesest päevast hästi. Aga minu jaoks kõige nagu olulisem ja toredam oligi see, kui üks klient tuli ja tuli reedel, tal oli oma boks kaasal messil ja reedel ta võttis selle unepäeviku ja siis tuli laupäeval tagasi ja ütles, et ma tahan ka ettevõtlust teha nii, nagu teie teete, sellise armastusega ja ta oli lihtsalt, ta ise oli nii armas ja ta oli nii vaimustuses meie ettevõttest ja meie tegemisest. Senso. Ja see oli tõesti kõik see, mulle sellest piisas. Mina aastaks meest korda tänu sellele ühele kliendile. Sest et see tagasiside, kui sa üksi teed asju, aga sa ei saa seda tagasisidet väga tihti lugu. Väga tihti. Et see oli ülimalt tore ja tegelikult messidel niimoodi väljas käies kodust, väljas käies e-poest, ütleme niimoodi, saabki tegelikult seda tagasisidet ja see on kõige nagu toredam, sest et ega inimesed, minu sõbrad või tuttavad, ega nad nagu liiga tihti ei tee sulle pai, aga kõik on nii keeruline seda asja siin teha. Aga jah, need 3 päeva olid päris intensiivsed, hästi palju suhtlemist ja rasked. Aga ma ei saaks öelda, et siin kõrval see tegevus ei oleks intensiivne, nii et lihtsalt natuke vaja pärast taastuda mingi nädal aega, võib-olla 2. Ja siis võib ära suhelda inimestega. Ei ole enam. Ja õnneks beebiga läks meil nagu väga hästi. Ma saagarsin kõige rohkem, et kuidagi raske on või niimoodi, aga ta oli chill grill. Vot, ja kas me järgmine aasta läheme jälle, ma ei tea. Seda ma vaatan järgmine aasta. Me ei tea kunagi plaane pikalt ette. Vaat saad ümber, saan midagi.
jah, ma loodan, et see vlog nüüd nagu mingi super igav ei olnud ja